Tšau sõber, mina olen Loolale Anna ja täna ma olen Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses ja täna ma õpin suusatama. Nii, mida mul selleks on vaja? Ilmselt mul on vaja suuski. Tule koos minuga! Krokodil Villi tuleb ka koos minuga suusatama. Loe kokku, mitu korda sa teda näed ja kirjuta see number siia alla kommentaari. Tšau! Kuule, sina küll Villi ei ole, aga sa oled sõber! Mul endal suuski ei ole, aga õnneks siin saab neid laenutada. Laenutus. Tere! Tere! Mina olen Loolale Anna. Mina olen Mailis. Tere Mailis, nii meeldiv tutvuda. Mina sooviks õppida suusatamist. Väga tore. Kas sa aitaks mul valida suuski? Muidugi aitan valida. Mis stiili sa soovid sõita? No mina olen kuulnud, et kui sa oled algaja, siis võiks alustada klassikalise stiiliga. Väga hea. Meil on sulle väga häid suuski pakkuda. Ma küsin su pikkust ja kaalu. Minu pikkus on 1,65 m ja kaal on 75 kilo. Mul on sulle väga head suusad, skinsuusad ehk siis karvasuusad. Karvasuusad? Karvasuusad, vaata. See siin ongi karvasuusk. Oota, ma tahan katsuda. Nagu samet. Nagu samet. Aga milleks on vajalik? See on pidamisala ja see aitab sul õiget tehnikat sõita. Et ma siis ei libise tagasi. Just. Väga põnev. Nii, suusad on olemas. Need on sulle väga head parajad suusad. Nüüd ma leian sulle õiged suusakepid. Klassika suusakepid on umbes õlani. Klassika suusakepid on õlani. Uisustiili suusakepid on natuke pikemad. Siin on sulle suusakepid. Need on natuke pikad. Ja nüüd pidi tulema umbes õlani, aga need on mul ninani. Ja need on sulle uisutamiseks parajad. Ehk siis uisustiili kepid. Väga hea. Nii, ma otsin sulle klassikastiiliks. Nii, klassikastiili kepid. Peavad olema õlani umbes. Ja, see on väga hea. Need on sulle parajad. Väga hea. Nii. Sul on vaja suusasaapaid. Suusasaapaid ka. Nii, ütle palun oma jalanumber. Nii, minu jalanumber on 39. 39. Kas sina tead enda jalanumbrit? Selleks, et saada õiged suusasaapad, sa peaksid enda jalanumbrit teadma. Küsi siis M-issi käest. Mina annan sulle suusasaapa number 40. Nii. Et siis sa saad siia natuke paksema sokki jalga panna. Näiteks merino sokki. Väga hea. Praegu ongi külm ja minul ongi jalas täitsa merino sokk. Nii. Ole hea, siis proovi jalga. Ma olen valmis. Aitäh sulle. Nii. Ja nüüd mina saan kokku treeneriga, kes õpetab mulle, kuidas see suusatamine käib. Tere! Mina olen Loolale Anna. Mina olen Margus. Väga meeldiv. Treener. Ja täna õpime suusatamist, klassikalist suusatamist. Väga tore. Selleks, et me su rajal ära tunneksime, siis ma annan sulle siukse vahva särgikese. Et siis on kõik täpselt nii, nagu olema peab. Aitäh. Nii. Mis number see on? 3 ja 5. 35. Nii, õpilane Anna on valmis. Nii, väga tubli. Algus on juba hästi tehtud. Kõigepealt tuleb suusad panna siis jälge. Oota, kas oled sa ikka kindel, et see on parem ja vasak, et kõik siin on õige? Õnneks on meil suusad on universaalsed, et vahet ei ole kumba jalga sa nad paned. Nii et klambrid on ühesugused. Väga hea. Proovime siis kõigepealt sul jala siia sisse saada. Anna mulle kõigepealt esimene saabas. Nii, esimene saabas. Nii, proovime selle siia sisse panna. Siis kui ta teeb lõksti, siis on sees. Ja proovime teise jala ka panna. Nii. Paneme siin jalakse sisse. Nii, kas tegi plõks alati proovi? Kas suus käib jala külge? Jääb. Väga hea. Kepid pead alati vaatama, et parem vasak oleks. Nendel on tähtis, jah. Et praegu vist on sul kõik õigesti.
nii, aga mis ma teen nendega? Nii, proovime selle käe siit läbi panna. Nii, käsi läheb läbi. Käsi läheb läbi. Aha. Ja võtad siit siis kinni tugevasti. Teise käega täpselt samad lood. Nii. Ja võtad siit kinni. Hopsti. Oi, ma tunnen ennast juba sportlasena. Ma teen sulle esimesed sammud ette ja siis sa proovid järgi tulla. Mina sõidan täna klassikalist stiili, kuid on olemas ka teine vaba stiil või siis uisutamise stiil. Ehk siis sa uisutad suuskadel. Vot, kui sa oled algaja, siis soovitatakse alustada klassikalise stiiliga, sest et see on veidi lihtsam. Klassikaline tehnika on väga lihtne tegelikult. Ja? Sa pead usaldama suuska. Usalda suuska. Usalda suuska. On erinevad võimalused. Kas sa lükkad? Ma sõidan selle pallile otsa. Või seda palli hakkad kohe taga ajama, et sa õpiksid ära vahelduva sammu. Nii. Et seda pallikest hakkad taga ajama. Ahah. Juba hakangi. Nii. Näitan sulle, et kõigepealt üks jalg, teine jalg, libistad julgelt, usalda suuska. Ma kaotasin palli ära. Vaata, see on selline auto, millega tehtaksegi neid vagusid, mille sees me saame sõita suuskadega ja selle auto nimi on Jüri. Tule vaatame teda tagantpoolt ka. Päris hästi tehtud. Tavaliselt neid vagusid tehtakse öösel, siis kui ilm on hästi külm, kui on miinuskraadid, siis need vaod jäätuvad ära ja oi, nende peal on siis nii hea libiseda. Oota, usalda suuska! Nii. Kepiga lükka nüüd, pane raskus tagumisele jalale, millega sa üles lükkad ennast. Oota, raskus tagumisele jalale. Lükka julgelt, ära kanda raskus jalale, millega sa tõukad. Kuule, mul on vaja neid. Näed, väga ilusti saad mäest trenni on vaja teha enne. Tubli. Saidki mäest ülesse. Siin on, need on skin-suusad, ehk siis suusa all on sul selline karv, mis siis hoiab seda, et sa saad ennast tõugata üles. Ta ei lähegi tagasi. Mul oli küll tunne, et ma kohe hakkan tagasi veerema, aga ei. Sa pead julge olema. Nii. Sa pead olema julge ja usalda suuska. Nii, nüüd teeme väikse võistluse sinuga mäest laskumisel. Lükka natuke ja laskume. Nüüd me läheme juba pikemale laskumisele. Sul oli väga hästi laskumine selge. Nii et tule minu järele. Ma tahtsin veel seda öelda, et mina tundsin, et alguses mul olid jalad niimoodi sirged, sest et ma ei julgenud üldse niimoodi kükitada. Aga siis, kui ma kükitasin ja lasin jalad lõdvamaks, siis oligi palju parem. Siis ma sain aru, mida tähendab usalda suuska. Täpselt nii, usalda suuska ja sa võid usaldada ka meie suusatreenereid, et kõik lapsed saavad pühapäeviti, igal pühapäeval talvel saavad meil suusakoolis õppida esimesi suusasamme. Vot kui hästi. Nii, usaldame, aga suurem suusaring. Nii, ja kohe tuleb meil laskumine. Võtame laskumisasendi sisse. Kas sa näed, kui kiire ma olen? Ma olen nii kiire, ma olen sportlane. Kui sa kukkusid, siis on vaja alati tõusta püsti ja minna edasi. Aga ma kohe saan. Oi, treener Margus! Ei ole hullu, kukkumine on ka väga tähtis ja oluline. Nii, lähme proovime tõusu ka võtta nüüd. Proovime tõusu võtta. Proovime suga käärsammul üles minna. Et kui on natuke kõrgemad tõusunukid või siis suusk ei pea väga hästi, siis on parem, kui sa lähed käärsammus ülesse. Et käärsammus võid täitsa niimoodi rahulikult ennast paremale-vasakule liuelda. Ja kui läheb väga raskeks, siis ei pea liuglema, siis võid sammuda lihtsalt. Kasutad keppide abi, lükkad keppidega natuke endale hoogu ja jõudu juurde
ja saad natukene puhata. Olgu. Nii, ma kujutan ette, et ma olen konnasamm või pingviinisamm. Mis sa arvad? Kuidas meie võiks seda kutsuda? Mina kutsuks seda konnasammuks. Oi, Aivar saab pahaseks. Ma just sõitsin selle ilusa raja jälle. Mul hakkas täitsa hirmus. See kiirus oli nii suur. Aga ma tahan veel kord. Oota, Margus, ma tahan veel kord. Ai. No kuidas on võimalik? Ma ju... Oota, aga... Margus, suur aitäh selle tunni eest. Ma tunnen ennast nüüd nii palju julgemalt ja see suusatamine ei ole nii keeruline. Muidugi peab olema väga hea füüsiline vorm selleks, et saaks ikkagi hakkama, et kükke peab harjutama ja siis käed peavad olema tugevad, et ikkagi jaksaks ennast sinna mäkke üles ajada. Aga mul oli väga tore. Suur aitäh sulle. Anna, sina oled ka väga tubli. Et ma loodan, et sa nüüd järgmine kord tuled jälle uuesti, võtad sõbrad ja lapsed ka kaasa, et paneme kõik lapsed suuskadele. Kindlasti. Suur aitäh kõik suuskadele. Nüüd väike paus ja legendaarne Kõrvemaa vaarika piparmündi tee. Esimest korda lasin, siis oli poolteed, oli nii hirmus. Ja siis ma lõdvestasin ja enam ei olnud. Oli väga lõbus. Ma lasen veel. Vaata, mis ma siin veel leidsin. Mis sa arvad, mis see võiks olla? See on nagu tõukaratas, eks? Ma peab tõukama, aga see on hoopis tõukekelk. Siin Kõrvemaal saab ka matkata ja selleks on siin spetsiaalne rada ja sa saadki talvel matkata sellise kelguga. Emmed-issid saavad lükata ja lapsed saavad istuda siis kelgu peal ja avastada seda vinget kohta. Lähme sõitma. Siin on isegi saun ja tiigis saab talisuplust teha. Suusatamine on nii mõnus, see on minu uus hobi. Mine sina ka suusatama, eks? Rajal näeme. Muide, mitu Villit sa selles videos nägid? Kirjuta kommentaari. Kohtumiseni!